taimsel toidul 6. aastat. Seejuures minu meelest on väga oluline. Me ei ole ainult mahetoidul, me ei käi ise korjamas kogu aeg marju ja seeni ja rohelist. Me siiski viibime. Vaid me käime terve perega. Jah, me siiski viibime kodus ka, me ei ole kogu aeg päikese käes. Ma olen väga seda poolt, et kogu aeg süüa mahedat ja ise elada metsas või kuskil looduse keskel ja joosta paljalt päikese käes, juua allikavett, korjata värskeid rohelisi ja see on väga äge. Aga kui see ei ole võimalik, et mis siis teha? Küll aga ma panen südamele, et rohelised smuutid on tõepoolest olulised. Kui ma paastun, kas ma olen tee või vee või rohelise smuuti või puulide paastul, siis väga suur vahe on, kas sa kasutad rohelisi smuutisid, rohelisi lehti või mitte. Ja roheliste lehtede puhul just metsikud rohelised taimed, väga klassikalised, mida igaüks teab, naat, jänesekapsas, ka roomasalat, spinat või siis veel metsiktaim, võililehed, noored võililehed, mu absoluutne lemmik. Nii kui ma vähegi saan, kus nad ei ole linnatolmu või koerapissiga koos, siis ma alati korjan neid. Metsikud rohelised taimed on hästi tugevad ja lastele aeg-ajalt neid lisada on väga oluline. On üks Poola keemik, Kasimir Funk, tema 1912 võttis kasutusele sõna vitamiin. Ja ta ütles nii toredasti, et sünteetilised vitamiinid on naturaalsetest allikatest tunduvalt halvemad. Kusjuures on teada, et sünteetilised vitamiinid on ka mürgisemad. Nii et see sama inimene, kes hakkas mõtlema selle peale, et ilmselt on eluks vajalikud siiski veel mingisugused pisikesed ained ja võib-olla me ei ole kõikide nende ainete summa, vaid võib-olla meil on midagi veel. Ehk siis, et C-vitamiin ei ole askorbiinhape, vaid see on midagi veel, see on midagi lisaks, seal on koensüümid, ensüümid, igasugused põnevad ained, mis teevad selle C-vitamiiniks, ei ole askorbiinhape ainukesena, mis on C-vitamiin. Kui sa seda võtad, siis palju õnne. Looduslikest toitudest tulevad vitamiinid on ensüümide osas elusad, ütles ka seesama Poola keemik Kasimir Funk ja rõhutas, et inimese poolt valmistatud vitamiinid, sünteetilised vitamiinid on mürgised. Et alati arvesta seda, kui sa otsustad võtta sünteetilisi vitamiine. Raud on heemne ja mitteheemne, ehk siis heemne loomne ja mitteheemne taimne. Lihas on raud rikkalikult küll olemas ja keha omandab seda väga kergesti. Probleem on selles, et heemne raud imendub meil kehas edasi ka siis, kui rohkem seda kehal vaja pole. Mitteheemne ehk siis, et taimne raud, selle imendumiseks, selle omastamiseks on kehal vaja see raud kõigepealt teistest elementidest eraldada. See protsess ainuüksi tagab, et raua imendumine toimub aeglasemalt ja ei teki ülejääki. Ma mäletan, et mul oli hemoglobiin pidevalt paigast ära, kui ma olin omnivoor, sõin liha, muna ja piima. See oli läbi mu lapsepõlve üks olulisi asju, mida kogu aeg pidi timmima. Kui ma olin rase ja ootasin oma esimest last joonest, siis ma mäletan, mul oli ka hemoglobiin hästi madal, olenemata sellest, et ma püüdsin süüa kõike seda, mida mulle kogu aeg öeldi, et ma pean sööma. Ja lõpptulemusena siis tõusis ta siis, kui ma sõin rohkem maasikaid. Ma mäletan seda testi väga hästi. Raua imendumisele aitab kaasa C-vitamiin. Selle imendumist pärsivad näiteks piim, erinevad fütaatid, kaunviljadest, parkained, oksaalape spinatis, aga ainult siis, kui see spinat on kummutatud. Ja ka kaltsium. Mure raua pärast ja sellest, kuidas lapsed, kust kohast nad rauda saavad, on viinud sellele, et 4 aastat tagasi teatas Health Canada oma ametlikes soovitustes, et beebidele on kõige mõttekam anda esimeseks toiduks liha. See on väga aivaba soovitus. Eriti arvestades, et Ameerika dietoloogide assotsiatsioon andis oma guideline'ides välja teate, et veganlapsed ja vegetariaanid saavad suurepäraselt omastatud raua seni, kuni nad ei tarbi piima. Aga suurepärased rauaallikad on kõik punased toidud. Meile väga maitsevad arbuusid, maasikad, vaarikad, kõik tumerohelised lehed ja ka maitsetaimed, ürdid, näiteks petersel, piparmünt. Ja siis veel see, mis see taim on, mis meil seal laua peal?
Roosmariin. Roosmariin ka. Ja need maitsevad meile, ehk siis, et tumeroheline ja punane on see, kus kohas sa saad rauda piisavalt ja sinu kehale kõige sobivamas variandis selliselt, et sul ei teki ülejääki, ei teki liigseid oksidatsiooniprotsesse, mis jällegi võivad siia põletike ja kõikide muude asjadeni. Ma usun, et sellisel perioodil, kus sa sööd rohkem värskeid punaseid maasikaid ja teed edukalt tumerohelistest lehtedest smuutisid, su rauavarud tõusevad ülesse. Nii, aga järgmisena võtame B12. Tänaseks on juba väga paljude vitamiinide kohta igasugused normid teada, aga B12 kohta on siiamaani selliseid lahkarvamusi. B12 avastati alles aastal 1949 ja on ka jutte sellest, et tegelikult ei ole täpselt teada, kuidas see kehas siis lõpuni toimib ja kui palju on ühel inimesel vaja B12 vitamiini. Hea muidugi mõelda ka selle peale, et kuidas siis inimesed ometigi ennem elasid, kui B12 veel ei olnud avastatud ja kui nad ei osanud lisandit juurde võtta. Taimed, mis on kasvanud orgaanilises pinnases, sisaldavad piisavalt B12, seepärast et B12 puhul on tegemist bakterite ainevahetuse jäägiga. Bakterite kaka on see, mida sa sööd ja mida sa tahad. Ka inimese kehas on B12 tootvaid bakterid nina otsast kuni jämesoole otsani. Küll aga jah, on räägitud sellest ja on tekitanud mõtteainet see, et koht, kus kohas B12 imendub, on meil kehas ülevalpool ja koht, kus kohas siis on väga palju neid baktereid, eriliselt soolestikus, kus seda toodetakse, et see on allpool. Aga tõepoolest tasub meeles pidada, et nina otsast, suust kuni kõik, mis sul sees on täis neid baktereid, kes on su sõbrad ja kes aitavad sul seda vitamiini toota ja omastada. B12 puudujäägi puhul ei ole tegemist mingi sellise asjaga, mis esineb ainult taimetoitlustel. Vastupidi, B12 puhul on hakanud ka Eesti arstid märkama, et millegipärast see esineb väga palju väikelastel ja millegipärast see esineb ka siis, kui sa oled omnivoor. Viidates sellele, et tegemist ei ole ainult taimetoitluste häirega. Doktor McDougall, kes on Ameerikas tuntud ja pikaajaline taimetoidu elustiili arst. Ta on ise olnud üle 30 aasta taimsel toidul, ta on lapsed, lapselapsed, tuhanded patsiendid, suured teadusuuringud, tegemist on ikkagi täiesti tavalise meditsiinilise arstiga. Ütleb, et sa peaksid jälgima oma miinimummäära ja kui sul on alla miinimumi, siis võta juurde, aga muuda siis midagi. Muuda oma toitumist, puhasta oma keha, paastu ja siis vaata, kas midagi muutub. Ehk siis, et kui sa võtad lihtsalt tableti, siis mitte midagi ei muutu. Ei ole niimoodi, et on iga tabletiga haiguse jaoks. See tablett on ainult selleks, et siis aidata sind välja mingist kohast. Aga sa pead ise vaatama, miks sa sinna oled saanud ja kuidas siit välja saada. Colin Campbell, kes on Cornelli ülikooli emeriitprofessor, annab seal molekulaarbioloogiat ja igasuguseid põnevaid keemiatunde. Ütleb, et tegemist B12 puhul on alati selle omastamise häirega, sest et B12 puhul ei ole ainult oluline see, et sa saad süüa puhast orgaanilist toitu. Oluline, et su magu oleks terve, et sul oleksid seal siis ütleme need faktorid, mis saaksid selle toidust eraldada, et sul soolestik oleks terve, et seal on nii palju faktorid, sa võid selle kohta lähemalt uurida, ma peaks selleks, et sellest täpsemalt rääkida, ma peaks tegema täiesti eraldi pika video, aga Banaanisaarel elus toit, Popi tervise müüdid, seal on kirjas B12, mis asi see on, kuidas see keha läbib, kuidas keha seda omastab. Siiski, B12 puhul, kui sul on miinus, siis mõtle selle peale, et tegemist on omastamise häirega. Ja on huvitav mõelda selle peale, et Eesti arstid samamoodi kinnitavad, et millegipärast seda esineb ka nendel, kes ei ole üldse taimetoitlused. Vastupidi, taimetoitluste puhul on mulle juba 2 perearsti öelnud, meil ei ole tavaliselt B12 puhul mingit probleemi. Armastan väärikaid. Armastad väärikaid? Ja emmet. Mul küll arutasin arstiga, oma perearstiga, ta on hästi tore meil. Ja ta ütles, et sa võiksid proovida, et lihtsalt võtta juurde B12. Nüüd need inimesed, kes mõtlevad, et võiks võtta juurde B12, pange tähele, mis seal purgi peal kirjas on. Piira purk teistpidi ja vaata, kui see on tsüanokobalabiin, siis ära seda võta.
tsüanokobalamin on see, mis kehas hakkab sul tsüaniidiks ja kobalamiiniks, aga kui see on metüülkobalamiin, siis sinu keha omandab seda palju kergemini ja see ei ole sulle nii mürgine. Nii et kui vähegi võimalik, siis proovi võtta metüülkobalamiini ja ole ettevaatlik vetikatega. Chlorella on küll selline, mis on öeldud, et tõepoolest tõstab, aga muud mitte. D-vitamiini puhul sa pead arvestama sellega, et inimene on rütmiline, täpselt samamoodi nagu loodus on rütmiline. Tuleb sügis, tuleb talv, tuleb kevad, tuleb suvi. Loodus on erinev, samamoodi oled sina, inimene, erinev. Sul ei pea olema kogu aeg kõik näidud maksimaalmääras, üldse mitte. Pigem on see sulle kahjulik. Samamoodi on D-vitamiiniga, see on okei, kui sul suvel on see näit kõrgem, sügisel püsib, talvel langeb ja kevadel on ka juba langenud ja siis hakkad seda uuesti koguma, sest keha talletab D-vitamiini ka. Ja võib öelda seda, et ei, siin meie Põhjamaal, Soomes, Rootsis ja Eestis on täiesti võimatu omastada piisavalt D-vitamiini ja meil lihtsalt ei ole võimalik päikest seda nii palju saadagi, ma võin olla väljas kui kaua tahes. Ei vasta tõele. TTÜ teadlased juba aastaid tagasi tegid uuringu, kus nad jälgisid UV-indeksit erinevates kohtades üle Eesti. Põhja-Eestist siis kuni Lõuna-Eestini ja UV-indeks siis selleks, et keha saaks toota D-vitamiini, on vajalik, et oleks 3,5. Ja Eestis TTÜ teadlaste järgi on päikesest tulenevad UVB kiired piisavalt tugevad aprillist kuni septembri lõpuni. See tähendab, et pool aastat sa saad koguda aktiivselt endale D-vitamiini. D-vitamiin, kusjuures öeldakse, et on rohkem steroidhormoon, et see ei ole sugugi vitamiin. Aga McDougall ja Campbell, mis siis nemad näiteks soovitavad? Siin on veel väga palju arste, keda võiks jälgida. Ma lihtsalt võtsin sellised põhilised ja nende arstide soovitused ja teadlaste soovitused lähevad omavahel kokku. McDougall näiteks ütleb, et heledanahalistele lastele piisab 2 tundi päikest nädalas. Campbell ütleb, et kuskil 2-3 korda nädalas 15 kuni 20 minutit on täiesti piisav. See aeg on võetud selle järgi, et kui sa mõtled, kui palju sul läheb aega, et su nahk läheks päikesest punaseks, siis võta sellest 1/4. Ja see umbes tähendabki keskmisele inimesele seda, et umbes üle paari päeva, 15 kuni 20 minutit sa paljastad siis oma näo, oma käed, oma kaela ja sellest piisab. Siilikesega. Ära võta päikesekreemi ja võta hoopis kookosekreemi. Päikesekreem pole sulle kasulik. Ja päikesekreemi puhul peab mõtlema seda, et kui sa viibid päikese käes, siis su poorid avanevad ja kõik, mis on seal päikesekreemi sees, läheb sinu naha sisse. Kas seal nüüd on kõik need asjad, mida sa tahad, et su naha sisse läheb? Osa nendest akumuleeruvad, ladestuvad, osa lähevad sealt nahabarjäärist edasi. Minu meelest on huvitav see, et sellest ajast, kui mina läksin taimetoidu peale, siis ma olen päikese suhtes palju vähem piinlikum. Ja ma ei ole kunagi olnud selline, kes juba ruttu ära põleb, aga enamasti ma ei ole kasutanudki päikesekreemi. Kui me käisime kogu perega Robodosel, siis me võtsime kaasa kookosrasva ja määrisime ennast sellega. Ja esimesel päeval juhtus niimoodi, et see on nii intensiivne päike, et mul tekkis punetus ja Joonasel tekkis ka õlgade peale punetus. Aga see punetus läks järgmiseks päevaks ära ja me panime esimesed 3 päeva kookosrasva ja siis rohkem ei pannudki. Ja me läksime pruuniks, aga mingis hetkest enam edasi läinud pruuniks, ehk siis, et mitte keegi ei olnud meist broiler. Lihtsalt, ja see on nüüd olnud kogu aeg niimoodi, ehk siis, et me päevitame ära mingi hetkeni ja siis enam pruunimaks ei lähe. Ja esimene intensiivne päike võib anda laksu, et korraks tuleb punakas, aga see läheb väga ruttu ära. Mitte ükski tablett, mitte ükski tilk, mitte ükski pulber ei asenda mitte kunagi sulle päikest. Reaktsioon, mis toimub siis, kui päikese valgus puudutab sinu nahka ja siseneb sinu silmadest, on hoopis midagi muud kui siis, kui sa võtad sisse tableti. Panna näiteks uuringusse Case Studies of D-vitamin Toxicity ja sa näed, mis toimub siis, kui inimesed tarbivad liiga palju D-vitamiini. Muidugi D-vitamiini puhul võib öelda, et jah, ma võtan täpselt nii palju, kui on topsi peal kirjas. Ent ometigi, kas see toetab su tervist või sa püüad lihtsalt kinni mätsida seda, mida sa ei tea. D-vitamiini toksilisus on palju dokumenteeritud, ka väikestel lastel on ilmnenud siis
kaltsifitseerumised kopsudes, kopsuveresoontes, südameveresooned, see ei ole naljaasi. Ja kui sa võtad D-vitamiini, siis sa peaksid sellise asjaga alati arvestama. D-vitamiini puhul ei ole kunagi lahenduseks lihtsalt tableti võtmine, vaid esimesena peab meeles pidama seda, et D-vitamiin on indikaator kogu keha tervisele, sest et D-vitamiini, ehk siis mida öeldakse, et on hoopiski ka steroidhormoon, selle tootmises lööb kaasa terve keha. Eriliselt nahk, kilpnääre, neerud, maks, raskude ja nüüd, kui tuleb välja, et on millegipärast kehas D-vitamiini puudus, siis mina mõtleksin esimesena seda, et okei, mis mu kehas toimub, miks pärast kilpnääre, kes on muidu orkestrant ja ütleb sulle, et sina mine sinna, sina mine sinna, sina mine ladestu maks ja nüüd mine neerudesse ja sinust saab aktiivne vorm. Ehk siis miks pärast siis need asjad ei toimi? Ei ole probleem see, et ei ole lahendus see, et sa võtad lihtsalt D-vitamiini tablette ja kõik saab imeväel korda ja iga aasta täpselt samamoodi. See on sulle indikaator, et kehas on midagi toimumas. Miks pärast need protsessid ei toimi? Ahaa, päikesega ei ole võimalik kunagi D-vitamiini üle toota. Küll aga on võimalus võtta D-vitamiini üle siis, kui sa saad seda tilgapulbri või tabletina. Kaltsiumirikkad ja happelisi jääke tekitavad toidud pärsivad D-vitamiini aktiviseerimist ja toitumisest sõltub, kui palju seda aktiivset D-vitamiini sul kehas tekib ja kuidas see töötab. Loomne valk blokeerib selle tööd. Lisan siia veel selle, et rääkisin 2 perearstid, kes ütlesid, et millegi pärast umbes aasta tagasi tõsteti seda normi. Ennem oli Eestis norm 50, nüüd on 75. Ja selle järgi me oleme, miinuses, sellepärast, et Ellil on D-vitamiin 42. Mis mõttes? Ja Joonasel on D-vitamiin 61. Mis mõttes? Mul on 55. Et kui nüüd siis... Miks pärast Eestis seda normi tõsteti? Miks pärast on üldse maailmas riigiti erinevad normid? Mille järgi seda siis peaks lõpuks arvestama? Kuidas saab niimoodi olla? Ma lähen Austriasse ja mul on kõik normaalne, ma lähen Lätti, mul on normaalne, ma lähen Soome, mul ei ole normaalne, ma lähen Hawaii'le, kus inimesed on kogu aeg päikese käes ja on ikkagi miinuses. Kuidas saab niimoodi olla, et D-vitamiini tarbimise maksimaalmäärad, ehk siis, et kui palju keegi peaks seda tabletina sisse võtma, on erinevad. Kuidas see saab niimoodi olla? Me oleme kõik inimesed, vahet ei ole, kus kohas me oleme. See, kui palju me päikest saame ja kui palju meil on siis vaja seda tabletina päikest sisse võtta, peaks olema igal pool samasugune. Aga ometigi sa lähed riigist riiki ja ühes riigis sa võid olla D-vitamiini miinuses, teises riigis mitte. Nii et lõppkokkuvõttes meie rauad B12 ja D-vitamiini tase on väga normis, lisandeid juurde ei võta, ei kavatse ka võtta ja me vastupidi sööme väga palju värsket puuvilju, juurvilju, pähkleid, seemneid ja rohelisi smuutisid. Nii et, tšau!